kui ta tõusnud oli? Selge. Tauri. Ta peaks ütlema, et saavad tagasi. Kõige selle torgaks tuli joogipunkt. Aga saate tuleks. See Atekas ilusti lõpus kõik hoiab. Kristjan Koppel ja Jaanus Krütsen, eilse karikasarja korraldaja, on lõpuni jõudnud. Linnast täna võiks raskemaid jalgrattureid ühe kaalu poole. Ja Koppel käest Margo Keerne. Läheme siit poole või? Tuleb või? Tule või? Снимаю, у меня одежда не такая. Обязательно сниму сейчас. У меня рабочая. Kasper Austa, 1916. Meil oli Riivo Kõgumann, 1934. Kolmas oli Rainer Neidra, 1957. Neljas Taavi Selger, 1944. Lauri Selger, 1936. M50 võib veel ära öelda. M50 võita Kaarl Schmidt. Heros, 149-36. Tõi Tamm teine. Ei, ma räägin, et kui vaadatakse, mul on imelik süüa. Ja. Aitäh. Tartu Ülikooli akadeemiline spordikooli. N16 vanuseklassi tüdrukud, aga täna oli naistest siis vastavalt Aira kolmas, Sirje teine ja naiste võitja Viktoria Randalainen Skype tiimis. Üldarvestuses 17-10. 1.47.01. 2 korda läks kuum. Tiksusport. Tund 33.15. Oli tema aeg. Nii. 5 koht siis
Pohka, Tauri Selder, Ilvesmäe Tendensi ja Pidin. Aeg oli Tauril 1.31.56. Neljas koht, Taavi Selder. Pohkast päris Tartust elav Nissan Frost optiimisõitja. 1.30.44, tema neljanda koha aeg. Ja esikohal siis kolmas koht Rakke spordiklubile Rainer Neidra. Täpsemalt siis spordiklubi Rakke Fuji Expertiis 1.29.57. Teine koht siis Rivo Schumann. Soomes nädal Rakvere Päris Ilvesmäe Tallingi 12 aastat sõita Rivo Schumann. Tänane koht, väga rahul. Ja tänane maratoni võitja eeskorda päeva jooksul Kaspar Osta. Ja Kaspar Osta ajalukku Kohtnõmmele maratoni esimene võitja. Aitäh, teen musi ka. Aitäh. No jah, vedas. Ei, aga tänud sulle. Tegelikult küsiks Kaspari Austa käest ka väikse kommentaari võistluse kohta. Mis sa arvad siis esimest korda siukse päeval peetud maraton? Sinu arvamus üldse? No kui ma lühidalt ütleks 5+, natuke juttu rääkida juurde, siis ma arvan, et üks ainulaadne maraton nagu Eestis, mis on siin viimase, üleüldse, mis on tehtud, et väge rada ja niisugused karjäärid, et ma ei ole ise nagu üldse niisuguses kohas kunagi sõitnudki, et see oli nagu omamoodi seiklus, et ei teadnud, mis ees on, vaata suured kivid ja igavesti kihvt selles suhtes, et mina olen igati poolt, et siin ka järgmine aasta samas kohas maraton oleks. Üritan seda korraldada. Üks küsimus veel. Mis sa arvad, kas see maraton võiks olla pikem või lühem? Kuidas öelda? No minu jaoks võiks natuke pikem olla, aga see 40 kilti täna ka ega ta väga kerge ei olnud, et ma sain ka kergelt põlveveriseks, et seda ei ole nüüd, ma ei tea, 5 aastat julgelt nagu juhtunud, et ikka ekstreemi ka natuke. Selge, aitäh Kaspar sulle. Aitäh.